Kas tead, et hoolimata Eestis kehtivast diskrimineerimise keelust ei valita senini palju inimesi tööle puhtalt seetõttu, et nad on kas vales vanuses, valest soost või valest rahvusest? Sageli algab selline eristamine juba töökuulutustes, mistõttu võivad tööst eemale jääda väga head kandidaadid. Võrdõigusvoliniku ülesandeks on sellistel avalikel töökuulutustel silma peal hoida ning tööandjaid informeerida, kui nad seaduse vastu eksivad. Selleks, et see võimalik oleks, võttis võrdõigusvolinik tööle valduri. Tehisaru, mis võimaldab diskrimineerimise varast tuvastamist töökuulutustes. Kasutades suurkeelemudeleid, analüüsib valdur töökuulutuste tekste ja tuvastab sõnastusi, mis võivad viidata ebavõrdsele kohtlemisele. Näiteks vanuse, soo, rahvuse, lapsevanemaks olemise või muude seadusega kaitstud tunnuste alusel. Analüüs toimub 4 keeles: eesti, inglise, vene ja ukraina keeles. Rakendus toob esile probleemsed fraasid ning selgitab, kuidas võivad need seadusega vastuolus olla. Lisaks pakub valdur viise kuulutuse ümbersõnastamiseks nii, et see oleks seadusega kooskõlas. Valduri leiud vaatab alati üle võrdõigusvoliniku kantselei ametnik, kes kontrollib tehisaru järeldusi ning kinnitab või lükkab need tagasi. Inimese kontroll ja parandused aitavad valduril õppida ning aja jooksul täpsemaks ja usaldusväärsemaks muutuda. Algoritmi töö aluseks on selgelt kirjeldatud tunnused ja kategooriad, millele on lisatud viited asjakohastele õigusnormidele. Valdur kogub ka statistikat, võimaldab jälgida trende ning genereerida kokkuvõtvaid aruandeid erinevates formaatides. Valdur toimib kui digitaalne filter, mis aitab suurest kuulutuste hulgast kiiresti esile tuua need, mis vajavad tähelepanu, säästes oluliselt ametnike aega ja toetades kõigi inimeste õiglast kohtlemist tööturul.